Ja ma tahan, et meie aja jaoks me alustame Filipplaste kirjast. Filipplaste 2. Nii, kui sul on piibel või ma täna ei teinud slaide, Liis, kui sa otsisid neid, ma täna ei teinud. Filipplaste kiri 2. Ja seal on hümn Kristusele. See räägib Jeesusest kui üles tõstetud kõrgeks saanud Jeesus. Ja 2:5-11 ütleb Jeesuse kohta nõnda. Mõtelge iseennastest seda sama, mida Kristuses Jeesusest. See on julgustuseks meile, et me oleksime ühtsed ja me arvame end marlemaks ja teisi ülemaks kui meid endid. Aga siis ta ütleb, miks me mõtleme niimoodi ja ta toob seda tagasi Jeesuse juurde. 6. Jeesus, kes olles Jumala kuju või teisisõnu Jumal, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks. Jeesus, olles Jumal, Jumala kuju, võttis orja kuju, inimese sarnaseks sai. Edasi, ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi risti surmani. Jeesus suri risti peal, me kõik teame seda. Reedel me mäletasime seda, kui Aleksander jutlustas, et Jeesus oli see Jumala tall, see Jesaja kirja järgi, see sulane, 4. sulase laul, kes pidi tulema ja kannatama, et päästa Jumala rahvast. Ta pidi surma risti surmani, pealegi risti surmani. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal, kui maa all, ja et iga keel tunnistaks, Jeesus Kristus on isand Jumala isa kirkuseks. Jeesus tegi seda kõike ja nüüd Jeesus on saanud kõige parema, kõige imelisema nime. Et 10, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv, nii taevas kui maa peal, kui maa all, ja et iga keel tunnistaks, Jeesus Kristus on isand Jumala isa kirkuseks. Nii et Jeesus oleks kõige parem nimi ja et iga keel lõpuks, kui Jeesus tuleb tagasi, tunnistaks, et Jeesus on isand, isa kirkuseks. Miks Jumal tegi seda? 9. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime. Mis oli see sellepärast? Et ta alandas ennast risti surmani. Nii et Jeesus on kõige suurem nimi, kõige parem nimi, kõige ülem nimi. Ja küsimus on minu meelest täna, miks ta sai kõige parema nime? Ja me juba teame Filipplaste kirjast, miks? Ja ma arvan, sinu oled kuulnud oma elu jooksul piisavalt palju ülestõusmispüha jutlusid, et sa oled kuulnud, kuidas naised läksid hauda ja kuidas Peetrus oli kuskil kaugel ja kuidas inglid olid seal ja kuidas oli valge ja kuidas oli varahommik ja kõik muu, mis on fakt. Nii et ma tahan rõhutada midagi muud täna, mis ma loodan oleks sulle julgustuseks, mitte lihtsalt ajaluline fakt, et Jeesus tõusis taas, jah, seda küll, aga võib-olla vaimulik reaalsus, et mis ta saavutus või mis see lootus nüüd on temas. Miks ta sai siis nii ülima nime? Ja selleks me peame vaatama 1. Peetruse kirja. Ma tahan anda sulle 3 pilti, kui sa hetkel leiad seda kirja kohta, 3 pilti. Kui sina tahaksid midagi saavutada siin elus, sa võib-olla mõtled teiste igasuguste mõtete peale. Kui sa tahad, et sul oleks midagi väga kindel, sa ostad endale safe ja panen oma raha sinna või ehitad enda lossi, et see oleks väga kindel elu. Või sa nagu teed midagi, mis kaitseks, kindel ja tugev. Või kui sa tahad midagi väga ilusat, nagu me täna nägime, kui meil oli uued liikmed, et anti lilli, siis lill on mõnes mõtteks üks kõige ilusamaid asju, mida me saame kinkida. Miks on see lille ilu peitub kõige rohkem selles, et ta on ajutine? Sest need võltslilled ei ole üldiselt nii ilusad, kuigi mõnel on neid kodus, vaid päris lill on nii ilus, sest ta on nii loomulik, tärkab välja mullast ja on nii täiuslik, vaid ainult korraks. See on see hetkeni ilu, mis on nii ilus. Või kui sa valid endale riideid nagu pulma naine, kes läheb pulma, siis tal on tavaliselt val. Nende mõtetega siis tugevus nagu loss, ilu nagu lill ja
puhas nagu valge riie. Ma tahan, et sa hoiad neid meeles korraks. 1. Peetruse 1, 3 ja edasi, ja ma loen mitu salmi siit, 3 kuni 10, 11 isegi, siis ta ütleb meile niimoodi. Ja Peetrus siin, nagu Paulus tihti teeb, hakkab kiitma Jumalat. Me just vaatasime Filipplaste kirja, kus tal oli hümn Kristusele, me vaatasime Kolosslaste kirja, kus oli hümn Kristusele, ja apostlitel on see huvitav komme, et nad hakkavad rääkima, tere, kalliks kogudus, au olgu Jumalale, kes on nii imeline, ja teie, kes olete tema lambad. Nad hakkavad kiitma Jumalat, ja samal ajal, kui nad kiidavad Jumalat, nad toovad imelisi tõdesid välja, et sa saaksid aru, miks sa võiksid kiita teda. Ja Peetrus teeb sama. Kiidetud olgu Jumal, meie Isanda Jeesuse Kristuse isa. Ja siis ta kiidab ja siis toob fakti välja, miks me kiidame. Kes oma suurest halastuses on meid uuesti sünnitanud. Ja on hea, see on hea, ta on meid uuesti sünnitanud. Me armastame teda, see on uus lootus Jeesuses. Ja siis ta ütleb elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. Ja kas see ei ole natkene naljakas, et ta kasutab sõna, Jeesus tõusis surnust üles ja see on elav lootus. Loomulikult see on elav, Jeesus elab. See on elav lootus, sest Jeesus elab. Ta toob välja huvitavat kontrasti, et Jeesus enam ei ole surnud ja meil on sellepärast ka elav lootus. Sest meie elav lootus on Jeesus ise. Kui ma küsiksin sinu käest täna, mis on sinu lootus, kristlasena, sa võid öelda, mu lootus on see, et homme ma saan uut töökohta, mis ma tahtsin, või mu lootus on see ja see. Aga mis on sinu igavene lootus, sinu vaimulik lootus on see, et mina olen Jumala laps ja Jeesus on päästnud mind ja päästab mind igavesti. Ja miks ma ütlen seda, on see, et Paulus ütleb, Jeesus on päästnud, Jeesus päästab ja Jeesus päästabki edaspidi. See on nagu kolmekordne asi, me oleme juba päästud, ta teeb seda täna ja ta teeb seda homme ka meie sees. See on protsess, mis on imeline. Aga see on kindel. Ja siin meil on see kindlus, et me oleme päästetud. Meil on elav lootus, et ma olen Jumala laps, ma olen päästetud. Aga mul on elav lootus ka sellepärast, et ma vaatan ülesse taeva poole, kus Jeesus elab. Üks koht, kus võib-olla minu isiku, mis see eripära tuleb välja, on see, enne niimoodi pühal nädalal paljud kristlased tahavad olla hästi kurvad. Mina ei ole kurb, sest minu päästja elab. Mina ei pea kurb olema. Ma saan aru, et me mäletame seda. Ma saan aru, et me tuletame meile, mis pidi kannatama. Seda ma tegin oma perega eile. Aga meie kristlastena ei ole kurvad, sest meil ei ole surnud lootus. Miks meie protestandid üldiselt kasutame tühjad risti on sellepärast, et Jeesus ei olegi seal. Ta suri ja see sai tehtud. Ja imeline asi on see, et isegi tänapäeval keegi ei tea täpselt, kus Jeesuse haud on. No mõni ütleb, et see on see haud seal Jeruusalemmas, aga keegi päriselt ei tea, ma saan seda kinnitada, keegi päriselt ei tea. Ja ma arvan, see on väga imeline ja ma olen väga tänulik Issandale, keegi ei tea, kus see päris haud on. Miks? Sest inimesed siis kummardaksid seda hauda. Nad kummardaksid seda hauda. Kui Jeesuse tõeline rist oleks leitud, nad kummardaksid päris risti. Kui nad leiaksid päris hauda, nad teeksid seal oma igasuguseid asju. Aga meie ei kummarda hauda, meie ei kummarda risti, vaid meil on elav lootus, mis tähendab seda, ka täna meie pilk on üles suunatud, mitte siia maa peal haud ja rist, kuigi see kõik on meie pääste osa, vaid elava lootuse poole, Jeesuse poole, kes enam ei ole surnud. Ta elab veel, me lausime seda laulu just, ta elab veel, ma võin olla julge. Ja kuna ta elab nüüd, ma võin olla julge, ta elab nüüd. Mul on elav lootus, sest Jeesus elab. Siis ta jätkab. Meil on elav lootus Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. Ja siis mõtle nüüd lossi peale, lille peale ja valgete riiete peale. Meie pääste Jeesus on elav. Sul võib olla ese kodus, mis on su vana vanema oma. Või vana isa oma. Mul on väheseid selliseid asju. Mul on üks lips, mis on minu vana isa Williami oma. Williami lips. Aga see on kaduv, sest riie lõpuks hävib. Aga meil on midagi, mis on parem. Meil on midagi, mis on kindlam. Meil on midagi, mis on elav lootus Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. 4, kadumatu, rüvetamatu,
ja närtsimatu pärandi saamiseks, mis on taevas talletatud teile. Ehk see elav loodus, mis meil on Jeesuses ja tema ülestõusmises, ei ole nagu loss, mis kui sa oled Viljandis käinud või Rakveres käinud või Kuressaares käinud, Kuressaare on ainuke erand, sest nad tegid ilusaks, aga kui sa oled kunagi Viljandis käinud, kas sa oled näinud seda lossi? Ausalt, see on kõige halledam loss, mis ma olen kunagi näinud. See on üks katkine müür, mitte isegi 4, sa ei saa isegi peita seal. Miks? Sest maine loss ei kaitse igavesti, ei püsi igavesti. Kui need ilusad lilled oli täna antud, nad on väga ilusad, aga 5 päeva pärast nad on närtsinud. Nad ei hoi oma ilu igavesti. Ja vahet ei ole, kui palju sa hoidsed valgete jalenõude eest, hoiad neid kappi ja proovid ainult kanda siis, kui vihma ei saja ja kõik muu. Nad ka lõpuks määrduvad, nad lähevad mustaks, lõpuks nad lähevad mustaks. Ja Peetrus ütleb, meie elav lootus Jeesuses, kes on üles tõusnud surnuist, tema juures on kadumatu, rüvetamatu ja närtsimatu pärand. Me ei saa seda kaotada, see ei lähe kunagi mustaks, see ei lähe kunagi koledaks, see jääb nii ilusaks kui täna, see jääb nii tugevaks kui täna, see jääb nii valgeks kui täna, aga igavesti. Meil on lootus ja pärand Jeesuses, tema ülestõusmises, mis ei saa kunagi hävineda, mis ei saa kunagi mädeneda, mis on taevas talletud teile. Miks taevas? Sest Jeesus on seal. Mul ei ole mingi kirst seal taevas, ma teen lahti ja ma näen sisse, lõpuks ometi, minu aare, aitäh Jeesus, see on see, mis ma väga tahtsin. Ei, see, mis on talletud meile taevas, on see, mis on Jeesuse juures. Ja siis ta ütleb niimoodi, keda usu kaudu Jumala väes hoitakse päästeks, mis on viimsel ajal valmis ilmuma. Me teame, kuna Jeesus tõusis taas surnuist, Jeesus tuleb tagasi, tema viib meid koju ja me oleme valmis, et kunagi see kogu asi ilmub. Hetkel me oleme usust. Ma näen südamesilmadega. Ma kogen südamega justkui, ma kogen seesmiselt. Mina ei ole näinud Jeesust oma silmadega, mina ei ole katsunud tema külge ega käsi, nagu Toomas. Ometi ma usun, ometi sa usud. Aga see ilmub ja siis ei ole kõhklus enam. Sellest päästest te rõõmustate üliväga, ehkki praegu peate mõnda aega kurvastama mitmesugustest kiusatustest, et teie usk läbi katsutuna leitaks palju hinnalisem olevat kullast, mis on kaduv, jälle. Kõik muu on kaduv, aga su usk Jeesusesse, see püsib. Ent mida siiski tules läbi proovitakse ja oleks teile kiituseks, kirkuseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel. Kelle te armastate, me armastame Jeesust, kuigi teie ei ole teda näinud, kellesse te praegu teda nägemata ometi usute ja rõõmustate üliväga, kirgastatud rõõmuga, kui te võtate vastu oma usu eesmärgi. Oma hingede päästa. Meie loodame Jeesuse peale ja selle usu pärast, mis meil on tema, see lootus, mis ta on nüüd meile andnud, pane meid armastama Jeesust, sest ta on päästja. Kui sa mõtled Jeesuse kannatuste peale, tema ülestõusmise peale, selle peale, ta mõtleb sinu peale hetkel taevas, ta on seal oma trooni peal ja palvetab sinu pärast nüüd. Kas see ei pane siin natkene armastama teda, et ta armastab sind nii palju? Et ta on sind unustanud ja kõik sina, mis sa oled teinud, öelnud, okei, Jeesus, ma usun, et sa võid. Ma usun, et sa saad. Ma usun, et sina oled võimaline. See on kõik, mis me oleme teinud. Ja see oli üks vanaaegne teoloog, kes ütles, kui me kuulaksime ainult hetkeks see, mis Jeesus palvetab meie eest, me ei kardaks enam iialgi. Ta palvetab väga hästi meie pärast. Siis ta ütleb nüüd, meil on see pääste ja 10. salm. Seda päästet on hoolega otsinud ja selle üle juurelnud prohvetid, kes on ennustanud seda armu, mis teile on tulnud. Kas sa kunagi mõtlesid Jesaja peale? Ta seal kirjutab, sulane tuleb. Kui imeline, aga mismoodi? Või Jeremia või Hoose ütleb, Jumal, su armustus on niivõrd suur, aga kuidas sa näitad seda lõpuks ometi? Kui suur see võib olla? Või sa mõtled näiteks Joona peale. Okei, sa halastad nende kurjade paganate peale, ma ikka tahan, sa hävitad neid. Ma ei saa aru, kuidas sa saad olla nii halastav. Kõik prohvetid uurisid, Jumal andis neile teada, mis nad pidi kirjutama, püha vaim läbi nende, ja nad said nii palju aru, keda nad ootasid. Aga Piibel siin ütleb, et nad otsisid ja selle üle juurelsid
kes on ennustanud seda arvu, mis teile on tulnud ja vaata 11, nad püüdsid välja uurida, mille kohta ja millisest ajast andis teateid nendes olev Kristuse vaim, tunnistades ette Kristuse kannatusi ja neile järgnevat kirkust. Nii et nemad said aru, et Kristuse vaim oli töötamas, püha vaim, ja nad panid kirja ja nad tahtsid aru saada täpselt, kuidas oleksid Kristuse kannatused ja järgnevad kirkust. Ja nad ei saanud lõpuks aru, enam-vähem see viitab sellele. Aga ma tahan, et sa pöörad siis pilku sellele, mis on see 11, see 11. lõpp. See ütleb niimoodi, et nad tahtsid näha, nad tahtsid uurida, Kristuse vaim rääkis, andis tunnistus ette Kristuse kannatusi ja neile järgnevat kirkust. Aga miks just niimoodi? Mõtle nende kahe sõna peale, Jeesuse kannatused ja neile järgnevat kirkust. Päris huvitav sõna kasutus. Kreeka keeles, mida mina vaatsin, võiks võib-olla teisiti niimoodi öelda, Kristuse kannatused ja nendes järgnevat kirkust. Nende sees, nende ka, sest kui ta ütleb neile järgnevat kirkust, sa ei saa aru, millest neile ta räägib. Aga siin pigem viitab sellele, et Jeesus pidi kannatama ja Jeesus pärast kannatamist temal pidi tulema mingi kirkus läbi selle pidi tekkima. Aga nad ei saanud aru. Ja juutidel oli traditsioon, et tulevad 2 messiat, ma ei tea, kas sa teadsid seda. Ja juudid tänapäeval veel enam-vähem ootavad 2 erinevad messiat. Neil on Meshiach ben Joosef, Joosepi poeg Messias, ja ben Joosef pidi tulema Efraimi suguvõsas, kui ma ei eksi, sest Joosepi läbi ta ei tulnud. Aga nende mõte ben Joosefi kohta oli see, et mingi Messias pidi tulema. Me näeme seda, et sulane peab kannatama, Messias peab kannatama ja ta peab olema kannatav Messias, nagu Joosep vangipõlves seal Egiptuses. Nad said aru, et Messias peab kannatama. Nad ootsid, millal see kannatav Messias pidi tulema. Ja ma arvan, see on väga hea pilt selles, mis Peetrus räägib. Vanast testament nad ootasid aru saada, kes see Ben Joosep ometi oli, justkui. Kes peab ometi kannatama? Kuidas see Messias peab kannatama? Ja siis juutidel oli üks teine, Meshiach ben David, Daavidi poeg Messias. Ja see on see, keda me loeme mõnes kirjas kohas, eriti ilmutuse raamatus, aga vanast testamendis, kus ta tuleb mõõgaga ja ta võidab kõiki oma vaenlasi. Me ootame sellist. Ja juudid said aru ja tänapäeval pigem juudid ootama Ben Davidi ehk Daavidi poega, kes tuleb ja hävitab kõiki oma vaenlasi, pigem. Esimesel sajandil pigem ootasid seda. Aga meie kristlastena, kui me kasutame seda sama sõna, siis me ütleksime, et Jeesus oli see Ben Joosep, see kannatav Messias. Ja me ootame seda, kui ta tuleb tagasi Daavidi pojana, kui me kasutame nende sõnastust, et ta võidab oma vaenlasi lõpuks. Aga meil on eelmaitse, sest see ei ole ainult see, et nüüd sa said kristlaseks, kannata elu lõpuni ja siis lõpuks tuleb tagasi ja hävitab vaenlasi, vaid Jeesus juba võitis surma. Jeesus juba võitis pattu. Jeesus juba surmas pattu oma surmas ja ülestõusmises ja Jeesus juba võitis ta surma ja võitis pattu samamoodi oma surmas ja ülestõusmises. Jeesus kannatas ja reedel me kuulsime sellest väga palju Jesaja raamatus. Jeesus pidi kannatama. Ta pidi kannatama. Ta kandis meie pattud enda peal, kristlased. Ta võttis meie karistus, meie süü, meie patt ja ta pidi kannatama. Aga siis need profetid uurisid, kuidas nende kannastuste järgi peaks tulema järgnev või see järgnevat kirkust. Kuidas see kirkus tuleb järgi. Ja nemad ei saanud sellest aru. Ja nagu ma ütlesin alguses, miks Jeesusel on kõige parem nimi? See oli mu kogu eesmärk täna. Ja ma ei ole üldse rääkinud tema nimest, oled sa tähele pannud. Miks Jeesus sai kõige parema nime? Ma olen öelnud seda mitu korda, ma korraks lihtsalt ütlen. Meie kasutame sõna Jeesus või nimi Jeesus, mitte Yeshua. Sa võid Yeshua kasutada teoreetiliselt, kui sa tahad. Aga Paulus ei kasuta Yeshuat. Kui ta siin, Peetrus ütleb Jeesus või Kristus, või Pauluski ütleb Jeesus või Kristus, ta ei ütle Yeshua või Meshiach. Ta ütleb Kristos või Jeesus. Meie kasutame seda, mis apostlid kasutasid. Me kasutame sama sõna pruuki. Jeesus
nagu ma olen kunagi rääkinud, tähendab Jahve või Jehova päästab. Ja Jeesus sai ülema nime, mitte ainult Immanuel Jesaja raamatust, Jumal meiega, vaid ka Jahve päästab. Aga see ei ole see nimi, millest me täna räägime, sest ma tean mõningaid inimesi, eriti Hispaania päritoluga, näiteks Mehhikost või mingi selline, kelle nimi on Jesus. Need eksisteerivad. Californias oli neid väga palju. Jesuse ja Jesus Todano. Neil oli see tüüpiline nimi. Jesus või Jeesus lihtsalt nimena ei ole see, vaid Jeesus ise sai ülema nime. Mismoodi ja kuidas? Ma tahan nüüd, et me hüppame edasi. Vaatame või hüppame taha Piiblist. Jesaja, vaata Jesajat. Aleksander juba nii hästi vaatas Jesajat meiega, sinna ei lähe niimoodi. Jesaja 53 on see 4. ja 52 on see 4. sulase laul, mis räägib Jumala Messiast, kes pidi tulema. 53 räägib enamasti sellest, kuidas Jeesus pidi kannatama väga valusalt. Aga ma tahan, et sa vaatad 53 ja vaatad, me teame nüüd, kuidas see on, ta oli põletud, oli vihatud, ta sai pekstud, kõik vihkasid teda. Vaata korraks Salm 11, 53:11. Pärast oma hingevaeva saab, ma ütlen Jeesus, sest me teame, et see on, saab Jeesus näha valgust ja rahuldust tunda. See juba viitab tema ülestõusmisele. Sest kui see Messias pidi juba surema, kannatama, siis kuidas ta näeb valgust? Kuidas ta saab näha rahuldust? See eeldab, et tema kannatus juba oli järgnetud ülestõusmisega. Sest 11 ütleb niimoodi edasi, oma tarkusega teeb mu õiglane sulane paljusid õigeks, sest ta kannab nende pattusüüd. No kuidas ta kandis? Me teame, et ta kandis neid risti peal. Aga ometi ta saab näha valgust. Ehk sellel hommikul, kui Jeesus tõusis taas surnust, siis ta nägi seda hommikukoitu. Ta nägi valgust. Ta tõusis taas. Aga ma tahan, et me hüppame nüüd veel 52. peatükki, kus on see algus ja 13 ja 14. Vaata, mu sulane talitab targasti. Me just nägime seda sama sõna eesti keeles tarkusega, oma tarkuse tegi paljusid õigeks. Siin ütleb, vaata, mu sulane talitab targasti, teda ülistatakse ning ülendatakse ja ta saab väga kõrgeks. Nagu paljud kohkusid tema pärast, nõnda rikutud, ebainimlik oli ta välimus ja ta kuju ei olnud inimlaste taoline. Jesaja, nagu Peetrus ütleb, vaatas ette, uuris, et tulevad kannatused ja järgnev kirkus. Ja mõnes mõttes me saame eeldada, et ta sai aru, aga mitte kogus pildist, sest ta ei näinud tõenäoliselt risti surma niimoodi, nagu meie tagantjärgi näeme. Ja seal ta kirjutab, et see sulane teeb hästi, targasti, arvestab, tegeleb õigesti ja siis teda ülistatakse ning ülendatakse ja ta saab väga kõrgeks. Ja mis järgneb seda siis Jesaja? See on nagu tagurpidi, sest siis 14 ütleb, nõnda rikutud ebainimlik oli ta välimus ja ta kuju ei olnud inimlaste taoline. See räägib Jeesuse kannatusest. Jeesus oli nii pekstud tõenäoliselt, et Jeesus ei saanud isegi kanda oma risti Kolgatale. Me teame, et Jeesus sai nii pekstud, et roomlased oleksid kandnud sellist tööriista, mis oleks põhimõtteliselt hävitanud inimest juba enne, kui ta oleks tõusnud püsti. Nii et Jesaja ütleb, ta oli nii hävitatud, et oli ebainimlik. Ta ei näinud inimlikult välja. Ta kuju ei olnud inimlaste taoline. Aga miks ta ütleb 13, et ta oli siis ülistatud, ülendatud ja saab väga kõrgeks? See jälle viitab tema ülestõusmisele. Sest Jeesus maa peal, küll mõni ülistas Jeesust õigesti, mõni ülendas Jeesus mõnes mõttes õigesti ja mõni mõtles Jeesust väga kõrgeks õigesti, aga mis nad hüüdsid suurel reedel Jeesuse kohta, kui Pilaatus tuli välja? Nad ei öelnud kiitust. Mis nad ütlesid Jeesuse kohta? Nad ütlesid, löö risti. See võib-olla see ülistamine ja ülendamine on siis, kui Jeesus tuli Jeruusalemma. Võimalik. Aga mul on lihtsam vastus. Jeesus pidi kannatama. Jeesus pidi karistatud saama meie asemel. Jeesus pidi võtma meie kohta ehk asendussurm.
et teda ülistatakse, et teda ülendatakse, et ta saaks väga kõrgeks. Jeesus on juba Jumal. Jeesus ei pea midagi tegema, ta ole kõrge. Aga ometi, see on midagi imelist, mis Jeesus teeb, mis teeb teda eriti imeliseks. Vaatame jälle Filiplaste kirja. Ma alustasin sellega, nüüd me lähme sinna tagasi. Kui me mõtleme Jeesuse peale, miks ta sai kõige kõrgema nime? Jeesus oli Jumal kuju, ta loobus iseennese olust, see ei tähenda, et ta ei olnud Jumal, see lihtsalt tähendab, et ta võttis inimese sarnase kuju, et ta sai lihaks. Ta leidi välimuselt inimesena 8, see on Filiplaste 2:8, ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi risti surmani. No see on see kannatus, see on see kannatus, see on see kannatus. 9. Seepärast on Jumal, mõtle sõnastuse peale nüüd, Jeesus 3 asja saab, ülendatud, ülistatud ja kõrgeks saab, väga kõrgeks. Siin ta ütleb, Jeesus kandis seda, Jeesus võttis karistus, Jeesus suri. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrges, kõlab nagu väga kõrge, nagu Jesaja ütles. Ta annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, Jeesuse nimest nõtkuks iga põlv, nii taevas, maa peal, maa all, see kõlab nagu ülistamine ja ülendamine, ja et iga keel tunnistaks, Jeesus Kristus on issand Jumala isa kirkuseks. Jeesus suri, jah, ja me oleme tänulikud, sest see oli asendussurm, meie võiksime elada. Aga Jeesus tõusis taas, mis annab meile elavat lootust ja mitte ainult, vaid see tõeline koht, kus me nüüd kiidame teda. Sest kui ülestõusmist ei oleks toimunud, siis meil ei oleks päris lootus. Peetrus ütleb, meie elav lootus on Jeesuse üles tõusmises. Kui Jeesus oleks lihtsalt surnud ja nüüd me saame kõik nuhtes minna Jeruusalemma ja see on Jeesuse haud ja seal ta on, meil oleks surnud lootus. Nii nagu Mohammed, nii nagu Joona, nii nagu teised, lihtsalt inimesed. Aga meie, Jumal, sai lihaks. Ja mis on imeline on see, et kui sa vaatad ringi, minu meelest on nii tore, paljud ütlevad, aga ju inimesed ei tõusegi surnust. Millele sa vastad, see oli ime. No, see on see kogu point. Inimesed on mõnikord pahased, aga Jeesus ei saanud tõusta, sest inimesed ju ei tõusegi tagasi surnust. Ja tõesti, minu elus ma ei ole näinud seda. Aga ometi, Piibel kinnitab, et püha vaim äratas Jeesus surnust, isa äratas Jeesus surnust ja Jeesus ise oma väes tõstis ennast surnust. Jeesus on ainuke näide, kus Jeesus ise oma väes tõstis ennast surnust. See on päris imeline. Vaatame kolosslaste kirja. See Paulus ütleb korintlastele, 1. Korintlaste 15, me sinna ei lähe, ma ainult ütlen seda, kus tahad teada, kuhu me läheme kolosslaste 1. Aga nii kaua, kui me lähme sinna, siis Paulus ütleb, kui Jeesus ei tõusnud taas surnuist, siis meil ei ole lootust. Sest kui Jeesus ei tõusnud, siis meie ka ei tõuse. Ja mis tähendab, et kui Jeesus ei tõusnud, siis Jeesuse asendussurm ilmselt ka oli mõttetu. Ja kui Jeesus päriselt ei surnud, siis minu usk on tühine ja kõik inimesed peaksid meie peale halastama kõige rohkem, et me oleme siin pühapäeval ja me oleks võinud välja magada ja me oleme pühenenud tühjale asjale meie kogu elu. Aga ta argument, aga Jeesus on tõesti tõusnud. Jeesus ei jäänud hauda, keegi ei leia tema ihu enam. Oli üks film, mis oli tehtud Hollywoodis tõusnud ja see loomulikult oli välja mõeldud film. Ja Jeesus suri selles filmis ja ta tõusis taas ja juudi juhid ja kõik ütlesid, see on väga paha, need jüngrid varastasid seda, otsime kõigest läbi ja nad tegid seda, nad läksid ühishauda, nagu Aleksander rääkis reedel ja nad vaatasid kõikidest ihudest läbi, laipadest läbi. Nad läksid iga hauda ja võtsid lahti ja kas ta on siin? Nad läksid iga hauda, kas ta on kuskil olemas? Ja fakt oli see, et loomulikult see oli film, aga ma arvan, see peegeldas seda reaalsust väga hästi, et isegi kui oleks otsinud, sa ei oleks leidnud seda. Sest Jeesus ei olnud surnud, ta tõusis taas. Ta on elus. Kolosslaste 1. Ma juba lugesin kogu asja teenistuse alguses. See räägib, et Jeesus on üle kõige, Jeesus on kõige imelisem. Loeme, sest see jälle räägib Jeesusest ja kui imeline ta on ülendatud, ülistatud ja kõrgeks saanud.
esimese või kolosslaste 1:15, tema on nähtamatu Jumala kuju, kogu loodu esmasünninu. Nüüd korraks ei ole täpselt meie teema täna, aga esmasünninu ei tähenda siin, et Jeesus on loodud, see tähendab esmajärguline, kõige olulisem, kõige suurem. See on enam-vähem sama, et me ütleme loomulikult meie poegadele, et Toivo on esimene, aga see ei tähenda, tema jaoks ei tähenda, et ta on esimene, aga Vanas Testamendis esimene mõnikord ei ole kasutatud esimese kohta. Mõnikord teine poeg on esimene. Miks? Sest mõnikord esimene või esmasünninu on kasutatud selle kohta, mis ei ole esimene, vaid kõige olulisem. Ja siin esmasünninu viitab sellele, et Jeesusele ei ole loodud esimene, vaid ta on kõige olulisem. Ta on esmajärguline, ma ei saa eesti keeles paremini öelda, ta on esmajärguline, ta on kõige väärtusem, kõige olulisem. Kui mingi järjestus, ta on esimene, sest ta on kõige olulisem. Mitte füüsiliselt, kronoloogiliselt alati esimene, vaid ta on kõige parim. Nii, ta on esmasünninu, sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevas ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu, olgu troonid, ülemused, olgu valitsused või meelevallad, kõik on loodud tema läbi ja tema poole. Tema ise on enne kõiki ja kõik püsib koos temast. Jeesusest püsib kõik koos. Kas sa teadsid, et lill on ilus, sest Jeesus? Kas sa teadsid, et jõgi voolab, sest Jeesus? Kas sa teadsid, kõik hoiab, kõik on temas. Heebrealaste kirju ütleb, et tema sõnaväega ta hoiab kõike. Miks rakett saab lennata, miks lennuk lendab, miks auto sõidab, sest Jeesus. Jeesus hoiab kõike, füüsikat, kõike. Tema on enne kõigi ja kõik püsib koos temas. Ja ta, Jeesus, on oma ihu koguduse pea. Ta on selle päästja, see on see mõte siin. Tema on algus esmasünninu surnuist, et ta kõige saaks esimeseks. Sest Jumalal on olnud hea meel lasta kogu täiusel temas elada. Tihti see viitab sellele, et kogu jumalik täius ja lepitada tema läbi ennasega kõik nii hästi maapealse kui taevalise, tehes rahu tema risti vere läbi. Aga mitte ainult risti vere läbi, loomulikult risti vere läbi on väga oluline, sest kui Jeesus ei oleks surnud, siis meil oleks pääste. Loomulikult see. Aga ta ütleb, et Jeesus on algus, 18, algus ja esmasünninu surnuist, et ta kõige saaks esimeseks. Siin on 2 erinevat sõna. Üks on prototokos, see kõlab nagu väga imelik, aga prototokos tähendab, ta on esmasünninu surnuist, aga ta ei ole esimene. Mõtle selle peale. Kas Jeesus oli esimene inimene, kes kunagi tõusis taas surnust? Laatsurus võitis teda. Selle naise laps, kes tuli linnast välja, kui Jeesus tõstis teda selle surmakande asja raama pealt maha, tema võitis, tema oli ennem. Kui me vaatame piiblit, mõni on Vanas Testamendis ka Eelia all ja teiste all tõusnud taas surnust. Nii et miks Jeesus on esimene? Sest ta ei ole esimene. Sest ta on esmasünninu ja jälle see ei tähenda juhtus, vaat see oli esimene, esmasünninu, vaid kõige olulisem, kõige väärtuslikum esmajärgselt. Ehk Jeesuse surnust ja ülestõusmisest ei olnud esimene kord keegi suri, ega esimene kord keegi tuli tagasi surnust, vaid ta on esmasünnust sellegi poolest, et ta on kõige olulisem ülestõusmine. Kõik muud ülestõusmised on Jeesuse pärast. Ehk ta on kõige olulisem ülestõusmine, kõige olulisem surm, et ta saaks esimeseks kõiges ja see sõna nüüd on esimene, mitte esmasünninu. Nii et kui meil oleks terve asi inimajaloost, et kes on teinud väga targasti, kes on teinud väga hästi, kes on ohverdunud ennast, kes on päästnud rahvaid. Jeesus ei ole esimene, kes on ohverdunud ennast. Jeesus ei ole esimene, kes on surnud. Jeesus ei ole esimene. Aga ta on esmasündinu. Ta on kõige olulisem, et ta saaks esimeseks kõiges. Nii et mõnes mõttes meil on skaala. Me vaatame olümpiamänge. Ja siin on see inimene, kes suri oma rahva ees. See on Ester on siin, ta päästis oma rahvast. Meil on Laatsurus, kes suri. Meil on kõik need inimesed siin skaala peal. Ja siis on Jeesus, kes ei ole lihtsalt siin. Ta on see kõik. Jeesus on see kõik. Ülestõusmine on ainult võimalik, sest Jeesus. Jeesuse pärast on see kõik võimalik. Ülestõusmine on ainult ülestõusmine, sest Jeesus. Surm on ainult võidetud, sest Jeesus. Surm ei ole enam hirmus, sest Jeesus. Mis tähendab seda, kui meil on mingi skaala
ja siin on Ester ja siin on Joona ja siin on teised ka inimajaloos, siis Jeesus isegi ei ole selle peal. Jeesus ei tohigi olla seal, sest ta on eriklass. Ta on juba siin. Ta on pärlita pärl. Ta on kõige olulisem. Sest tema ülestõusmisest Jeesus saavutas mitte lihtsalt see, et vaata, ta on elus, vaid ta tõesti suri meie eest. Asendussurm oli lepitus. Tõesti saavutus, milleks ta tuli. Vana testament tões oli täitunud temas. See kannatus ja see kirkus on fakt. See, mida Jumala rahvas on ootanud, on sündinud. See ei ole välja mõelnud, see ei ole lihtsalt üks juhus, see on päris. Ja Jeesuse ülestõusmises Jeesus on nüüd saanud nime, mis on üle iga nime. Taevas, maa peal, maal. Nii kui Jeesus tuleb tagasi ja on suur hüüa, Jeesus Kristus või mis iganes, mis moodi see kõlab, siis iga põlv tahtmata, tahtlikult, nagu magnet läheb metalli külge, kõik nõtkuvad. Sest ta ei ole siin, ta on kõik. Ja kui ta ilmub, see ei ole lihtsalt see, et mõni meie kristlased ütlema, Jeesus on isand, hurraa! Ei, isegi teemonid, isegi saatan peavad, nad ei saa vastu panna, et Jeesus Kristus on isand, isa kirkuseks. Sest ta on kõik kõiges. Sest ta on nime saanud, mis on üle kõige. Ja kui me vaatame siis tema surma peale, jah, aga kui me vaatame tema ülestõusmise peale, siis topelt jah. Sest Jeesus suri ja Jeesus tõusis taas. Nüüd Jeesus on saanud nime, mis on üle iga nime ja ta on ülendatud, ta on ülistatud ja on ülikõrge. Ja kui Jeesus tuleb tagasi, me ei pea muretsema, et kas ta on imeline, kas inimesed saavad aru. Kõik saavad aru. Kuningas tuleb koju. Ja kas sulle meeldib või mitte, kuningas tuleb koju, ta näitab ennast oma auhiilguses ja kõik see ülendus, kõik see ülistus, kõik saab avalikuks. Täna me ootame seda. Elav lootus meie elavas pääsjas, kes suri ja tõusis taas ja elab veel. Ja meie kristlased ülestõusmispühal, meie ootame Jeesust. Me teame, et ta on juba tagasi tulnud surnust, me teame, et ta on juba ostnud meid vabaks, ta on juba meid lunastanud. Ja meie ootame seda, et ta tuleb koju. Ja meie keeled ei ole vastumeelt, meie põlved on väga rõõmsad. Ma lõpetan väga armsa looga, mis minu jaoks, meil on üks raamat kodus, laste raamat, see on Johnny Erickson Tada kohta. Johnny Erickson Tada on hoopis naine, Johnny on lihtsalt Johnny. Aga Johnny oli 16 ja hüppas vette, murdis oma kaela ja enam ei saanud kõndida. Ta oli haiglas pikalt ja väga kannatas. Ja ta mõtles, Jumal, miks, ta oli just saanud kristlaseks natukene aega enne seda. Ja ta on olnud 60 plus aastat või mis iganes, ta on päris vana naine nüüd, veel ratastoolis, ta on nii kaua ratastoolis olnud. Ja Jumal on seda kasutanud, Jumal on seda imeliselt õnnistanud, nii et ta on kuulutanud evangeeliumi nii palju, kirjutatud raamatuid, palju teavad, kes ta on, palju on kuulnud Jeesusest tema pärast. Ja üks tüdruk küsib Johnny käest, Johnny, kas sa saad jalad taevas, mis töötavad? Johnny ütleb, jah, ma saan küll. Ja esimene asi, mis ma teen nende jalgadega, mis töötavad, see, et ma nõtkun põlve ja kiidan minu isandat Jeesust. Palvetame.